Järgnevalt räägime, kuidas on võimalik ühe lahtri või ka lahtribloki vormindust kleepida teistele lahtritele või lahtriblokkidele. Kõigepealt, kui te soovite ühest ainuvast lahtrist võtta nii-öelda malli, et kasutada täpselt sama vormindust, mis on siin, ka kuskil mujal, siis selle jaoks tuleks kõigepealt aktiviseerida soovitud lahter. Näiteks minul on, näete see lahter siin 231 eurot ja ta on kollast värvi ja kasutatud on valuuta vormingut. Ja ma sooviksin nüüd seda sama kasutada ka siin all, näete Jüri esimese kvartali ja võib-olla Jüri kõigi kvartalite puhul. Ja selle jaoks ma lähen siis sinna soovitud lahtrisse ja tööriista riba pealt klõpsan sellel vorminduse pintsli nupul. Ühe korra. Ja peale seda, kui ma olen pintsli aktiveerinud, seejärel lohistan üle nende lahtrite, kuhu ma soovin seda vormindust kleepida. Ja näete, et see vormindus ongi kleebitud. Ei tulnud kaasa mingid väärtusi, vaid ainult vormindus. Kui ma soovin kasutada seda pintslit pikemalt, ma võtan korra selle sammu tagasi, siis juhul, kui te olete selles lahtris, millest te soovite malli võtta, mille vormindust te soovite kopeerida, tehke pintsli nupu peale topelklõps. Ja seejärel näete, et ma saan selle värvi potškaga, mis teile ilmub, see potikene, ma saan sellega värvida järjest erinevates kohtades lahtreid. Ja see nupp on nii kaua aktiivne, kui te tema peal klõpsate ja ta välja lülitate või juhul, kui te klaviatuuri peal klõpsate escape. Nüüd, juhul, kui ma soovin kogu tabelist või lahtriblokist võtta malli või selle vorminduse kopeerida kuhugi teise samasuguse struktuuriga tabelisse, siis selle jaoks tuleks soovitud tabel ära märkida ja teha temast täiesti tavaline kopi. Kopeeri käsk näete siin tööriista riba peal. Ja seejärel märgin ära selle tabeli, kuhu ma soovin seda vormindust kleepida. Ja siin tasub kindlasti jälgida, et need struktuurid peavad olema sarnased. Tabeli pikkus võib erineda ja laius ka teatud osas, aga kindlasti näete päised peavad klappima ja ka see, kust maalt algab siis näiteks väärtuste osa, ehk siis arvude osa ja samuti näete, kus siit algab tekst. Ehk siis selles osas kindlasti tasub jälgida, et kui te kopeerite mingisuguse lahtribloki või tabeli vormindust, siis see peab natukene ikkagi nüüd kattuma ka sellega, kuhu te kleebite. Ja nüüd, kui ma olen siis selle kopeerimise käsu teinud sellest tabelist, kus see vormindus on, siis ma lähen selle järgmise või selle tabeli, kuhu ma soovin, või selle lahtribloki nurgalahtrisse, ülemisse vasakusse nurgalahtrisse. Ja teen nüüd siis järgmisena käsu mitte lihtsalt aseta, mis on teil näete olemas ka ilusti siin tööriista riba peal. Microsoft Office'i puhul võib-olla olete harjunud tõlkega kleebi, aga LibreOffice'is on ta aseta, siis meil see tavaline aseta antud juhul ei aita, sest näete, juhul kui ma ütlen jah, soovin, siis asendatakse ju kõik lahtrid küll vormindusega, aga ka uus sisu tuleb. Nii et juhul, kui ma soovin siiski, et ainult vormindus kopeeritakse, valin ma ülevalt redigeerimine menüü ja seejärel avan akna aseta teisiti. Ja nüüd siin aseta teisiti aknas võite siis öelda, et mida te tahate, et reaalselt sellest kopeeritud alast asetatakse. Ja näete, mina peaksin välja lülitama antud juhul kindlasti teksti, arvud, kuupäeva kellaaega küll ei ole, aga lülitan selle ka välja. Ja võib-olla täiesti kindel olla, siis eemaldage kõik linnukesed siit erinevate märkeruutudelt ja jätke ainult vormindus. Ehk me tahame ju vormindust kopeerida. Nii et juhul, kui siin on ka praegu linnukene aseta kõik, eemaldage see linnuke kõigepealt ja seejärel kõik muud linnukesed siit märkeruutudelt välja arvatud vormindus. Ja nüüd, kui see ainult vormindus jääb valituks, siis klõpsan nupul sobib. Ja näete, et kõik see vormindus ilusti kopeerus, tabelid on täiesti ühesugused välimuse mõttes, aga sisu on siis ikkagi see, mis siin ennem oli. Et sisu ei kopeeritud, et oli puhas vorminduse kopeerimine.